Tere kõigile! Tahan selles videos rääkida hülgamistraumast. See on väga oluline teema, mis puudutab paljusid inimesi tegelikult, arvestatavat osa inimesi. Aga see on jällegi teema, mis, kuigi ta on oluline ja väga laialdane, ei ole väga palju teadlikkust sellest ja ehk siis suuresti teadvustamata ja suur osa ka ei teadvusta, et neil see trauma üldse on. Ja sellel on mõju sellel traumal inimese hilisemale elule, elukvaliteedile ja suhetele. Ja ma räägin selles videos sellest teemast ka seetõttu, et see on minu enda baastrauma, millega ma olen läbi aastate sügaval tasandil tegelenud. Ma olen sellega tegelenud sisemise lapse, keha ja närvisüsteemi tasandil. Ma räägin selles videos sellest, mis on hülgamistrauma, mis on selle peamised põhjused ja kuidas see avaldub suhetes, täpsemalt paarisuhtes. Kõigepealt hülgamistrauma, mis see on? Hülgamistrauma on sügav emotsionaalne haav, mis kujuneb välja siis, kui inimese jaoks olulised turva- ja kiindumussuhted, enamasti on need vanemate ehk esmaste hooldajatega, on olnud ebastabiilsed, katkestatud või emotsionaalselt kättesaamatud. Hülgamistrauma juured ulatuvad sageli varasesse lapsepõlve, imikuikka või isegi varasemasse aega, aga nad võivad tekkida ka hilisemates elusündmustes. Mis on siis hülgamistrauma peamised põhjused? Ma toon need peamised põhjused välja. Esimene peamine põhjus, varajase kiindumussuhte häire, ehk siis hülgamistrauma keskmes on tihti katkestus või ebajärjepidevus esmases kiindumussuhtes. Jällegi enamasti on see vanematega ehk esmased hooldajad, kes inimesega kõige alguses kokku puutuvad tema elu alguses. Kiindumusteooria, mis räägib kiindumussuhetest ja selle tekkimisest kiindumusteooria käsitluse kohaselt, siis vajab laps emotsionaalselt kättesaadavat hooldajat, järjepidevat reageerimist hooldajatelt ja turvatunnet loovat kontakti. Hülgamistrauma võib kujuneda, kui hooldaja on füüsiliselt või emotsionaalselt eemal. Vanem reageerib lapse vajadustele ebajärjepidevalt, ehk siis kord on hooliv, kord on tõrjuv, kord on olemas, siis ei ole. Laps kogeb hooldaja ootamatut kadumist, näiteks siis lahutuse korral, haiguse korral, surma korral. Need välja toodud punktid on siis need kohad, tingimused, kus siis hülgamistrauma võib kujuneda. Sellisel juhul ei kujune hülgamistrauma tulenevalt välja turvaline kiindumussuhe, vaid pigem on see ärev või vältiv kiindumusstiil. Kui sa tahad kiindumusstiilidest rohkem teada, ma olen sellest teinud ka video, mille pealkirjas on ka kiindumusstiilid, sa leiad selle minu kanalilt. Teine suur põhjus on siis hülgamistrauma tekkimispõhjus on emotsionaalne hooletusse jätmine. Et isegi kui füüsilised vajadused näiteks on kaetud, võib emotsionaalne puudujääk olla lapsele traumaatiline. Ehk siis lapse tundeid ei märgata ega peegeldata näiteks. Emotsionaalset lähedust ei ole, on siis kas külm või distantseerunud kasvatusstiil. Või laps peab oma tundeid alla suruma, et säilitada suhet hooldajaga. Ehk siis need on need põhjused, kus siis tegurid, kus laps võib kogeda emotsionaalset hooletusse jätmist. Ja see võib luua sellise sisemise kogemuse, et minu vajadused ei ole olulised või mind ei nähta, mis on hülgamise tuum. Kolmas põhjus, hülgamistrauma põhjus, võib olla füüsiline või reaalne kaotus. Ehk siis need on sellised selgemad, otsesemad hülgamiskogemused. Näiteks nagu vanema surm, näiteks nagu vanemate lahutus või pikaajaline eraldatus. Võib ka olla lapsest loobumine või asendushooldus. Näiteks siis, kui laps pannakse kasuperre või viiakse lastekodusse või ta satub lastekodusse. Otsesemad hülgamiskogemused võivad olla ka näiteks see, et hospitaliseerimine, ehk siis kui laps läheb haiglasse mingi haiguse tõttu, aga jääb seal kauaks üksi, ehk siis ilma piisava emotsionaalse toeta oma vanemate poolt. Et see oluline siin teadvustada, et see oluline ei ole ainult sündmus, vaid see, kuidas laps seda subjektiivselt kogeb ja mõistab.
4. oluline hülgamistrauma põhjus võib olla ettearvamatu või kaootiline keskkond. Ehk siis, kui lapse keskkond on ebastabiilne, võib see tekitada kroonilise hülgamise tunde. Näiteks vanemal on sõltuvusprobleem, alkoholisõltuvus, narkosõltuvus. Vanem on psühholoogiliselt ebastabiilne või traumaatiline lapse jaoks. Või siis peres esineb mingi ükstaspuha mis kujul vägivalda. See võib olla füüsiline vägivald, emotsionaalne vägivald või on selline pidev konfliktikeskkond. Sellises keskkonnas ei teki lapsel tunnet, et keegi on püsivalt olemas lapse jaoks. See on selline kaootiline, ebaturvaline keskkond. 5. põhjus võib olla tingimuslik armastus ja aktsepteerimine. See tähendab seda, et kui armastus sõltub justkui lapse käitumisest või saavutustest, näiteks lapsele antakse sõnum pidevalt, et ma armastan sind siis, kui sa oled tubli või kui sa teed midagi hästi, teed nii, nagu vanem seda soovib. Või kui laps kogeb pidevat vanema kriitikat või häbistamist näiteks eksimuste korral, või kui lapse vajadusi pidevalt eiratakse, et kui nad ei sobi vanemate ootustega, et selline pidev vajaduste eiramine, lapse sisemaailmaga eiramine, et see võib viia kogemuseni, et laps tunneb, et tema autentne tegelik mina ei ole armastust väärt, mis sügaval tasandil sarnaneb väga hülgamisega. 6. põhjus, siis hülgamistrauma tekkimise põhjus võib olla hilisemad traumaatilised suhted, et kuigi hülgamistrauma juured on sageli lapsepõlves või väga varajases kasvueas, siis võib hülgamistrauma tugevneda või ka tekkida mõnikord hiljem. Näiteks kui on toimunud hiljem elus ootamatu lahkuminek või reetmine paari suhtes, kui partner emotsionaalselt eemaldub suhtes või kui on korduvad kogemused, kus inimene jäetakse maha või asendatakse. Et need kogemused võivad samuti aktiveerida varasemaid hülgamistrauma kogemusi, aga nad võivad ka jah, siis nagu ma ütlesin, tekkida hiljem läbi selliste hilisemate kogemuste. 7. põhjus, hülgamistrauma tekkimise põhjus on ka see, et see on selline mõjutav faktor, et kui see puudutab inimese temperamenti ja individuaalset iseloomu ja tundlikkust, ehk siis kõik lapsed ei reageeri samadele olukordadele ühtemoodi. Olulised tegurid näiteks on närvisüsteemi tundlikkus, stressitaluvus lapsel, mis võib olla lapseti väga erinev, üks talub rohkem stressi, teine vähem, ja ka kaasasündinud selline emotsionaalne reaktiivsus. Ehk siis teatud lapsed on reaktiivsemad ja võivad olla oma keskkonnale, vanemate käitumisele, et ka need on olulised tegurid, ehk siis lapsed on väga erinevad, võivad olla väga erinevad. Ja seetõttu siis jah, ühel on see keskkond, kus ta on traumaatiline vanemate käitumine rohkem kui teisele. Vahekokkuvõttena sellest põhjustest rääkides, hülgamistrauma ei teki tavaliselt ühest sündmusest, vaid pigem korduvatest kogemustest, kus turvaline emotsionaalne side puudub või katkeb. Hülgamistrauma tuumaks kujunevad sageli ka uskumused, mida on oluline teada, siis sellised sisemised kogemused, millest kujunevad uskumused inimeses sees, mis on inimese alateadvuses ja mõjutavad selle tõttu ka suuresti ta elu. Ja need uskumused võivad näiteks olla sellised, et ma jään alati üksi või ma jään lõpuks alati üksi või minu vajadused ei ole olulised, mina ei ole oluline. Uskumus nagu mind ei saa päriselt armastada või uskumus ma ei ole armastust väärt. Sellised uskumused juurduvad läbi hülgamistrauma kogemuste inimesse alateadvusesse, mõjutavad tema eneseväärtust, seda, kuidas ta käitub suhetes, kuidas ta ennast väljendab, kuidas ta ennast hindab, mis valikuid ta elus teeb, kas siis eraelus või töös, karjääris, ehk siis sellel on väga suur mõju ja sellega saab ka tegeleda. Nüüd, kuidas mõjutab hülgamistrauma suhteid? Räägin ka lühidalt sellest. Hülgamistrauma ei jää lapsepõlve. See aktiveerub tugevalt täiskasvanu ea lähisuhetes, kus tuleb mängu emotsionaalne lähedus, haavatavus ja sõltuvus teisest inimesest.
ehk siis kuidas see võib suhetes väljenduda, toon välja mõned märgid ja sellised väljendusvormid. See võib väljenduda tugeva hirmuna hülgamise ees, ka siis, kui reaalset ohtu näiteks suhtes pole pealtnäha, midagi ei toimu objektiivselt, aga inimene tunneb tugevalt hirmu hülgamise ees. ka emotsionaalselt kättesaamatute partnerite valimine suhetes, ehk siis inimene valib partnereid, kes on kinnised, kes ei ava ennast, kes on emotsionaalselt kättesaamatud. Ka enda vajaduste allasurumine, et suhe säiliks, on see, kuidas hülgamistrauma võib väljenduda. Ehk siis ma surun tegelikke enda vajadusi alla selleks, et ma kardan seda suhet kaotada. Ma ei taha mingeid probleeme või konflikte suhtes. Ka võib see väljenduda raskusena seada piire suhtes, et mul on raske väljendada, kui mulle miski ei sobi või ma midagi ei taha või miski ei ole mulle okei, et selline raskus piiride seadmisel võib ka väljenduda vajadusena pideva kinnituse järgi ehk siis sellise küsimusena, et kas sa ikka armastad mind, kas sa ikka hoolid minust ja ka sellise tugevama läheduse järele suhtes ehk siis selline tugev kinnituse ja läheduse vajadus võib ka väljenduda raskusena olla üksi või taluda partneri eemalolekut ehk siis väga tugevad emotsionaalsed reaktsioonid või sisemine rahutus, kui inimene jääb üksi. Või siis, kui partner eemaldub kuskil tööreisil või on tööl või tegeleb oma hobidega. Ka võib see väljenduda kalduvusena üle analüüsida partneri käitumist, et ma pidevalt mõtlen, et mida ta nüüd sellega mõtles või mida ta sellega silmas pidas või selline, seal on selline ärevuse ja hirmufoon taustal, selle üleanalüüsimise taustal. ehk siis ma ei usalda tegelikult päriselt partnerit, ma kahtlen tema võib-olla mõtetes, tegudes või ma vajan sellist kinnitust läbi selle analüüsi. Hülgamistrauma võib ka väljenduda tugevate emotsionaalsete reaktsioonidena suhtes nagu ärevus, kurbus, viha, et mingid sündmused, olukorrad, mis on suhtes kutsuvad esile selliseid tugevaid reaktsioone, mis tunduvad justkui võib-olla ka inimesele endale ootamatud ja väga intensiivsed, sest need tulevad sellest hülgamistraumast ja alateadvusest ja inimene pole sellest tihti teadlik, miks need tugevad reaktsioonid tekivad. Ka võib väljenduda hülgamistrauma klammerdumisena või vastupidi eemaldumisena, et vältida haiget saamist, selline klammerdumine, et ma hoian kogu aeg niisugust tugevat kontakti lähedust oma partneriga või siis ma eemaldun selleks, et vältida seda, et ma kogen seda hülgamise tunnet või seda üksinduse tunnet, et see võib väljenduda mõlemat pidi. samuti võib väljenduda hülgamistrauma armukadedusena, kontrolliva käitumisena. Hülgamistrauma võib väljenduda ka hirmuna haavatavuse ees, kuigi samal ajal võib inimene tunda suurt igatsust või soovi läheduse järgi. ehk siis ühelt poolt ma tahan seda lähedust oma sügaval sisimas, aga ma ka kardan ennast avada või olla haavatav oma partneriga. ja võib hülgamistrauma väljenduda ka konfliktidena, mis tekivad sellistest olukordadest, mis tunduvad inimesele hülgamise märgina, näiteks partneri eemaldumine või vähene kontakt, mis trigerdavad ja toovad üles selle hülgamise tunde inimeses. ja sellest siis tekivad sellised konfliktiolukorrad, sest inimeses käivitub selle tõttu tihti, kes kogeb hülgamistraumat, tugev emotsionaalne reaktsioon. ja selline justkui nagu väga tugev ärevuse tunne ja võib ka väljenduda sellise paanika või sellise tundena, et see, mis toimub, on väga-väga oluline, siin on väga kiiresti vaja reageerida. ehk siis sihuke tugev nagu jah, emotsionaalne laeng, mille tõttu tekib selline tugev tegutsemise vajadus. lõpetuseks sellest teemast, mis ma tahan öelda, sellel traumal, hülgamistraumal on väga tugev mõju ja sellega on väga oluline tegeleda. ja kuigi sellest palju võib-olla ei räägita, räägitaksegi võib-olla osaliselt enesearengu valdkondades või teraapia valdkondadega seotud, see mõjutab tõesti paljusid inimesi ilma nende teadmata, et see on see, mis nende suhet tegelikult juhib, võib-olla mõjutab nende käitumist. Kui selle traumaga ei tegeleta, siis jääb inimene suhetes ja elus kordama hülgamistraumast põhjustatud mustreid ja taas elab pidevalt läbi seda algset traumat. ehk siis need mustrid korduvad, kui sellega ei tegeleta. see tuleneb sellest, et alateadlikul tasandil see trauma endiselt on elus ja inimene ei saa aru, et see valu
või need tugevad tunded, emotsioonid, mis sellest algsest hülgamisest on tekkinud tema näiteks lapsepõlves, ta taaselab, seepärast et seal on see energia, see emotsionaalne lahendamata energia inimeses endiselt aktiivne, mis tõmbab tema ellu teatud olukordi, mis paneb teda käituma teatud viisil. Sellepärast on oluline selle traumaga tegeleda, et see tõesti taasloob ennast uute sarnaste sündmustena, uute sarnaste mustritena, kus inimene kogeb seda hülgamist. Ja see põhjustab inimese elus kannatust, valu, ebamugavust ja sellist tunnet, et ma olen justkui kinni, ma kogen mingit valu pidevalt ja ma ei saa aru, miks see nii on. Või ma tunnen, et ma olen kinni oma suhetes, ma ei saa aru, miks. Samuti, kui ma räägin ja ma olen ka varasemas videos näiteks, kus ma rääkisin depressioonist, rääkinud enda kogemusest hülgamistraumaga ja selle tervendamisega, ma võin öelda, et jah, see tõesti mõjutab inimest ja ka selle tervendamine ja nende kohtade endas nägemine, mis on sellest traumast olnud mõjutatud, ka muudab palju ja parandab palju, parandab seda, kuidas sa ennast tunned, parandab seda, kui palju energiat eluenergiat sa endas tunned, kas sa tunned ennast hästi kas sul on energiat, et elada oma elu, et teha neid asju, mida sa tegelikult tahad teha. Samuti see mõjutab suhteid. Ehk siis, mida mina olen kogenud väga palju oma elus, on see, et tõesti hülgamistrauma peegeldub väga teravalt ja valusalt paarisuhetes, nende partnerite valikul. Ka mina olen valinud samamoodi, nagu ma kirjeldasin, neid partnereid, kes on emotsionaalselt kättesaamatud, kes on kinnised. Olen läbi elanud suhetes seda, et korduvaid hülgamiskogemusi, et ootamatuid lahkuminekuid, siukseid arusaamatuid, et see tuleb nagu välk selgest taevast, tundeid, et ma ei ole nähtud, kuuldud, mõistetud. Ja see on kõik mind viinud selleni, et ma olen tegelenud selle traumaga endas ja sellega, miks, kuidas on minu mineviku lapsepõlve kogemused mõjutanud seda traumat. Mõjutanud siis, vabandust, mind ja seda minu hilisemat elu ja minu valikuid. Ja see puudutab ka veel olulisena mainida eneseväärtust inimeses väga palju. Kuidas ta ennast väärtustab? Ja seda traumat saab tervendada teraapias loomulikult. Ehk siis see ei käi läbi ainult läbi vestluse, läbi lihtsa sellise nagu nõustamise. See käib läbi sügava sisemise töö ehk läbi psühhoteraapia, läbi sisemise lapse töö enamasti ja läbi närvisüsteemi töö. Ehk siis minnes tagasi nendesse kohtadesse, kus see emotsionaalne laeng ja see valu on tekkinud ja lahendades seda situatsiooni inimese alateadvuse tasandil. Ja ka närvisüsteemi töö läbi töö ärevuse, läbi tööga ärevuse. Selle üldiselt inimesed, kellel on hülgamistrauma, on keskmisest rohkem ärevad ja ka läbi närvisüsteemi saab seda tööd teha, tuues rahu närvisüsteemile, lõõgastust, ruumi. Et need on need viisid, kuidas teraapias sellega saab tegeleda, selle teemaga. Loomulikult, kui sulle see video meeldis, kõnetas sind kuidagi, siis võid panna sellele videole like, tellida mu kanalit, kommenteerida selle video all, kui sul tekkis mingeid mõtteid või sa tahad jagada oma mingit isiklikku kogemust seoses hülgamisega, hülgamistraumaga. Selle video all on ka minu meiliaadress, minu Facebooki lehe link, et kui sa tahad minu tegemistega ja tööga terapeudina olla lähemalt kursis, sa võid läbi selle vaadata ja ka võtta läbi meiliaadressi või Facebooki lehe minuga kontakti. Kui sa tahad näiteks küsida minu teenuste kohta või tahad tulla seansile, broneerida seansi aega, siis ka see on väga oodatud. Samuti minu kanali, Youtube'i kanali kirjelduses on väike detailne kokkuvaade minust, sihuke kokkuvõte ja ka samuti olulised kontaktid minu kohta, kust saab minuga ühendust võtta. Ma väga tänan sind kuulamast ja ma loodan, et sa said sellest videost enda jaoks midagi olulist.
ja ilusat päeva.